Need, kes ei ole täna veel niitu korrashoiuga või hooldamisega alustanud, küll aga see soov kuskil tagakuklas alateaduses nagu võiks olla, no hakkake pihta, et ega noh, et eelkõige jah, inimene peaks ise leidma nagu tee, et miks ta seda teeb. See on nagu iga asjaga tegelikult nii, et kui ta leiab need pidepunktid, millele toetuda, et seda puisniitu hooldada, siis ma arvan, et see on nagu õige tee minna. Ja kui ta seda ei leia, siis lihtsalt ära tegemise pärast, et siin ei saa nagu lähtuda ainult ühest perspektiivist, et see on mulle tore ja ilus pargina või kuidagi ilus õueala, aga noh, ma ütlen, et ega seda puisniitu ei tehta tegelikult mitte kellelgi teisele kui iseenda jaoks eelkõige. Ja lähtuvalt siis nendest ideaalidest, millise maailmavaatelise sa oled ennast nagu siis programmeerinud, ütleme nii, kuidas sa maailma asjadest nagu aru saad. Ja ma arvan, et noh, iga puisniidu raja ja uus hektar või ruutmeeter, mis puisniitu rajatakse, ma arvan, et see on tervele ökosüsteemile. Tegelikult see tuleb ringiga palju suurema kasuga tagasi inimestele, kui see, et jätta siis ta nagu unarusse või kuidagi unustada. Siin on ka kultuurilooline kontekst väga tugev, et kui me ei mäleta seda, et miks need puisniidud üldse rajati, et noh, siis meil kaob ka kultuuriline side oma esivanematega ära. Mina isiklikult nagu seda puisniitu hooldades, noh, ma saan oma mõtetega olla siin rahulikult, näen käega katsutavat mingit tulemust, kui ta kevadeti on rohtu kasvanud, siis sügise poole, kui ma olen ta ära niitnud, siis tekib selline sügavus talle, see vaade on imetlusväärne, esteetiliselt väga kaunis. Pluss veel see, et kui mõned metsloomad veel kuskilt puu tagant tulevad, siin ei ole haruldane, kui kitse näed 20 meetri pealt ei pelga, see on nagu pelgupaik loomadelegi. Nii kaua, kui on puisniit hooldamata olnud, näiteks 6 aastat, siis tema algseks, noh, selliseks korrashoiuks kulubki 6 aastat, kui ta on 10 aastat hoolduset olnud, siis kulub 10 aastat, et meie startupid lendavad pilvedesse mõne kuuga, aga siin ei juhtu see asi nii. Et sellist kannatlikkust peab olema, see harjutab kannatlikkust, see on tegelikult sellisele noorele mehele näiteks enne abielu üks paar aastat paras alustada, et sa õpid nagu kannatlik olema ja nende raskustega toime tulema, et sa ei loobu. Noh, see inimene peab ise nagu tundma, et kas ta on siis siuke heas mõttes siuke looduse laps, rohehüsteerik või ta siis noh, otsib siis muid väljakutseid, siis kas siis majanduslikult või muul viisil enese teostamiseks.